Charlie, millal teil tehti PSA analüüs, prostata spetsiifilise antigeeni analüüs ja mida see näitas? See näitas mulle, et on rakud, mis on pahaloomulised. Ja see tehti mul esmakordselt siin, ega mul enne varem ei olnud midagi niisugust tehtud. Ja nüüd tehakse seda mul iga 3 kuu tagant on. Ja kui nüüd ühesõnaga 3 aastat on täis, kui nüüd on korras, siis vist ilmselt iga aasta tagant hakkab see nagu. Aga ma tahaks seda ütelda, et see siia tulek oleks pidanud olema tunduvalt varem. Miks tekib eesnäärmevähk? On see sellepärast, et isal oli ka või sellepärast, et eluviis oli halb? Ega me päris täpselt nüüd ikkagi ei tea, kus on need täpsed eesnäärmevähi tekkepõhjused. Et siin võib tuua mitmeid tegureid, et võib-olla kõige tähtsamaks teguriks peetakse praegusel hetkel toitumuslikke harjumusi. Või näitena võib tuua, et idamaades on eesnäärmevähk väga harvaks haiguseks, aga kui Hiina või Jaapani mees tuleb Euroopasse või Ameerika Ühendriikidesse, omandab kohalikud toitumisharjumused, eluviisid ilmselt muud ka, ja nende vähirisk on täpselt samasugune nagu Euroopa inimesel siis. Teine tegurite kompleks on tõesti seotud sellega, et geneetiliste teguritega, et kui mehe lähisugulasel, mehepoolsel lähisugulasel on olnud eesnäärmevähk, siis tema risk selle haiguse tekkeks on 2-kordne, kui eesnäärmevähki on diagnoositud 2 lähisugulasel, kasvab see risk juba 4-kordseks. Nii et see geneetiline komponent on kindlasti juures, siin on väga palju geene, mis mängivad oma rolli. Ja 3. teguriks on viimasel ajal järjest suuremad tähelepanu pööratakse eesnäärmepõletikule ja üldse sugutrakti kroonilistele põletikele, et need võivad olla keskkonnaks muuta nagu eesnäärme tundlikumaks või vastuvõtlikumaks eesnäärmevähi tekkele. Et see muudab järjest tähtsamaks just kõigi nende krooniliste põletike korraliku ravi ja ka adekvaatse seksuaalhügieeni kaitsevahendite kasutamise. Doktor Sirel, millise operatsiooni te praegu tegite? Praegu tegime siis vanemale meespatsiendile, üle 80 aasta vana meespatsient, kellel tegemist eesnäärme vähkkasvajaga. Tegime talle siis munanditel sasikoe eemaldamise operatsiooni ehk kastratsiooni, vanasti öeldi seda niimoodi. See on ka esimene eesnäärmevähi ravimeetod üldse maailmas. Võeti kasutusele juba üle 70 aasta tagasi. Ja praeguseni au sees kui üks hormoonravi ja eesnäärmevähi raviliike. Ma olin sees 8 päevast. Ja pärast seda oli kohe liikumine, ega siin midagi. Kodus olid küll sinise lehe peal, aga juba käisid vaikselt tööl, mis seal on. Autoga saadus kohale ja asju tuleb ajada, ega see elu see seisma jääda selle pärast. Ma ütleks, et see operatsioon möödus küllaltki edukalt ja ma mäletan täpselt, see oli 10. veebruar 2004. aastal. 2. päeval ma juba tõusin voodist istukile, seisin juba ja 3. päeval läksin ühispalatisse. Missugused on siis üldse eesnäärmevähi ravimise võimalused? Kaasajal tunnistatakse 4 erinevat moodust eesnäärmevähki ravida. Ja sageli neid ka kombineeritakse, aga põhiliselt on siis, kui on tegemist vanemaealiste meespatsientidega ja vähe agressiivsete eesnäärmekasvajatega, siis me rakendame aktiivset jälgimist. See tähendab, et me mitte midagi ei tee, lihtsalt patsient käib meil kontrollis, me jälgime teda ja kui kasvaja hakkab agressiivseks muutuma või tekivad tüsistused või mingid probleemid, siis me rakendame vastavalt ravi. Kõige paremaks maailmas praegu jätkuvalt on eesnäärme täielik eemaldamine koos kasvajaga. Seda meetodit saab kasutada ravis siis, kui kasvaja piirneb ainult eesnäärmega, ta ei ole levinud ega ei ole ka kaugmetastaase. Viimasel ajal on tehnika arenedes ka kiiritusravi tõusnud radikaalravide esirinda. Ja tulemused on võrreldavad operatsiooniga, 10 aasta tulemust operatsioonil.
elulemus on 96–98% maailmas. Kiirisravil seni veel pisut väiksemad, aga samuti sinna kanti. Nii et see tähendab, et 10 aasta pärast on opereeritud meestest 98% elus. Ja viimane ravimeetod, ajalooliselt kõige vanem, on siis hormoonravi. Siin on erinevad, nagu tänagi, et kirurgiline kastratsioon või siis antakse vastavaid ravimeid, mis viivad testosterooni organismis alla ja pärsivad kasvaja arengut. Selle meetodiga me ei suuda kasvajat organismist eemaldada, küll me saame pidurdada selle levikut ja 6–7 aastaks kindlustada patsiendile suhteliselt hea elukvaliteedi. Kui julgelt mehed tulevad teie juurde oma probleemiga? Järjest julgemalt tulevad ja väga julgelt tulevad noored mehed. Noored mehed on aru saanud, et tervis määrab nende elus väga palju, aga vanematel meestel see käik nii kerge ei ole. Kes siis julgustab meest? Ma arvan, et kõige tähtsam tugi on ikkagi abikaasad, naised. Et see on niisugune üldtuntud tõde, et mehed kippuvad oma terviseprobleeme isegi ka enda ees maha salgama ja vältima neid, et ennemini põgenetakse alkoholi või teistesse põgenemisainetesse. Aga just naine on see, kes võib mehe tähelepanu juhtida tema probleemidele ja aidata tal leida meditsiinisüsteemis see koht, kus ta seda abi võib saada. Ülemaailmne tervishoiuorganisatsioon on isegi ühes oma dokumendis tõdenud, et naine vastutab mehe tervise eest, et võib-olla see vastutab on natukene liiga jõuline, et ma arvan, et aga naise roll on siiski väga suur, et ta saab julgustada, ta saab aidata oma mehel probleeme lahendada. Kui palju te tagajärgi kartsite? Vähile saab piiri ja lõigatakse välja, aga mis edaspidi muudest mehe funktsioonidest saab? Mehe funktsioonid, mul on 73 selja taga, ega need mehe funktsioonid, need võivadki väheneda, see on loomulik, aga ega muidu ma ei tunne ennast kuskilt ahistatuna ega piiratuna. Vastupidi, ma olen sukeldunud veel rohkem, nagu öeldakse, ühiskondlikud tööstused ja püüan teha kogu aeg, et oma panustada muudele asjadest. See on ei tunneta üldse seda, et meil midagi viga oleks.